Ukraina sai kaua oodatud 90 miljardi suuruse laenu Euroopa Liidult. Seda sammu olid Euroopa Liidu juhid juba proovinud eelmise detsembri Euroopa Ülemkogul, kuid Ungari peaminister Orban ja Slovakkia peaminister Fico olid laenu blokeerinud. Põhjuseks oli Družba naftajuhe, mis transpordib naftat nendesse kahte riiki. Ukrainlased olid selle tahtlikult kahjustanud, viivitades remondiga, mis oli osa laiemast strateegiast Venemaa energiaressursside ekspordi ründamiseks. See aga ohustas ka Ungari ja Slovakkia energiavarustust, kuna need riigid sõltuvad tugevat impordist Venemaalt. Neil kahel riigil ei ole kohe kättesaadavaid ega odavaid alternatiive Venemaa impordi asendamiseks. Sellest sõltuvusest vabanemiseks oleks vaja suuri investeeringuid ja tugevat poliitilist tahet. Uus Ungari peaminister Magyar on juba väljendanud soovi selles suunas liikuda. Ei, see ei olnud Orbani valimiskaotus, mis sundis veetot tühistama ja Ukraina laenu vabastama. Družba naftatur on parandatud ja Venemaa on taas hakanud Ungarile ja Slovakkiale naftat eksportima. Seetõttu loobusid need kaks riiki Ukrainale antud laenu vetost. Need 90 miljardit on Ukraina ülalpidamiseks üliolulised, sest riik sõltub suuresti Euroopa toetustest, mitte ainult sõja jätkamiseks, vaid ka kogu riigi ülalpidamiskulude katmiseks. Lisaks laenule kiideti heaks ka 20 sanktsioonipakett Venemaa vastu. Pärast Orbani valimiskaotust võib Euroopa Liidu Venemaa-meelne leer nõrgeneda. Tema tugev isiksus, poliitiline võimekus ja tema riigi kaal võivad olla asendamatud. Teised Venemaale lähedasemaks peetavad riigid on Fico juhitud Slovakkia ja uue presidendi Radevi juhitud Bulgaaria. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.